Tähtvere linnaosa. Siin on küll nii tihe see kultuurilugu, et ei saa sammugi astuda, kui kellegi hinge taha ei takerdu, nii öelda. Ja siin majas on mul õnn olnud elu jooksul päris palju käia. Iga pühapäeva õhtu oli siin kohvi joomine proua Vallaku juures, ehk siis Marje Pedaja juures, kes oli olnud Postimehe juures tõlkija, siis Jaan Tõnissoni käealune. Ja oli siis 25. aastast oli tema toimetuse liige ja õppis järjest juurde uusi keeli. Ta oligi tõlkijana toimetuse liige. Nii et ta tõlkis joonealust romaani, kultuuriuudiseid toimetas, mida ta siis korjas välismaa lehtedest. Ja tõlkis siis soome keelest, saksa keelest, inglise keelest, norra keelest, rootsi keelest, vene keelest. Sel ajal, kui ta siin elas, siis ta just süvenes rootsi ja norra keelesse. Võttis need juurde. Ja inglise, saksa, ma vist ütlesin. Ühesõnaga terve amploa keeli. Ja Marje oli abielus Peet Vallakuga, novellikirjanikuga. Nad kolisid siia Kloostri tänavalt. See oli siis Miti maja. Mitid olid majaomanikud. Aga nad ei olnud siin mitte ainukesed kultuuriinimesed, vaid siin on veel teisedki elanud. Teisel korrusel olid Aspelid. Siis Aleksander Aspel ja tema pere. Aspel ise läks ära väljamaale, aga siis tema pere elas siin veel kaua aega. Siis elasid siin õed Kannud. Siis võib-olla kõige tuntum nendest on Kallista Kann. Ülikooli prantsuse keele õppejõud ja sõnaraamatute autor ja puha. Muuhulgas Lauri Leesi õpetaja ka. Ja muidugi tänav on tihe. Siin elas Edgar Kant, siis inimgeograafia professor ja ülikooli rektor. Siis oli siin korteris Karl Ristikivi tänava lõpus, Edgar Kanti õpilane muuhulgas. Siis oli siin Eduard Tubin. Siis oli siin Kaarel Ird koos Epp Kaiduga. Epp Kaidu oli muuseas Peet Vallaku õetütar. Nii et olid siin lähestikku. Siis elas siin professor Andrus Saareste tänava lõpus. Siis elas siin professor Norman. Siis elas siin professor Hiie, siis stomatoloogia professor. Nii et iga kandi pealt kultuuri ja teaduse inimesi. Ja enamikus nad olid ka kõik omavahel tuttavad ja suhtlesid. Ja kui mõtelda, siis see aeg, kui Vallak elas siin Marjaga ja siia elama asus, oli ka see teatri side tõusis uuesti päevakorda. Sest Vallakul oli teatri huvi juba varasest ajast peale, õigupoolest ju tema esimene raamat oli Näidend luupainajad, mis ilmus Egon Närepi varjunime all 1924. Ja ta kirjutas veel näidendeid, mis jäid käsikirja. Aga siis asus ta Vanemuisesse tööle dramaturgina sel ajal, kui ta oli siin elas, 30. lõpus. Ja siis muutus teatriinimestega see läbikäimine palju tihedamaks veel. Tubinat ma mainisin, kes elas siin lähidal. Tubina oli ju siis Vanemuise muusikajuht, peadirigent. Aga siis oli, kes oli siin ka, kellega nad lähemalt suhtlesid, oli Kaarup, Karl Ader, üks Vallaku pikaajalisemaid sõpru. Ja muidugi kogu see kirjanike seltskond, kes siin käisid. Ants Oras elas ümber nurga. Aleksander Aspelit ma nimetasin, tema oli teise korra peal. Ja kogu seda seltskonda hoidis koos see Marje. Marje, kes on muide kirjutanud ka ise
häid novelle, millest annaks panna kogu kokku. Nad on jäänud ajakirjandusse. Loomingus, Postimehes, mitmel pool mujal ilmunud, just 20. aastatel peamiselt. Aga jah, siis kui nad Vallakuga siin elasid, siis oli see, Marje oli just see, kes nii-öelda pere ära toitis oma Postimehe tööga. Ja siin on ta üle elanud siis erinevad ajad. Marje elas väga vanaks ja suri 1992. Nii et ta sündis 1895 Viljandimaal ja suri siis siinsamas siis jah 1992. Ja tema viimane tõlge ilmus 1983. See oli siis Vilhelm Mobergi romaan Ratsuta täna öösel rootsi keelest. Mobergi on ilmunud nüüd mitmeid asju veel. Põhiliselt ajalookirjanik. Ja see tõlge, see viimane Marje tõlge jäi kauaks ajaks seisma selle tõttu, et Vilhelm Moberg oli üks kindel protestija ja sõnavõtja, kui venelased Prahasse sisse läksid ja sellistel puhkudel. Ja siis jäid tema asjad seisma. Nii et kirjastuses siis seisis hulk aega see sama tõlge, Mobergi tõlge. Ja see Ratsuta täna öösel, seda on siis just siin tõlgitud ja ette loetud aastate jooksul ja sellest on palju räägitud enne kui ta ilmus. See oli Kristiina aja, Rootsi ajast ja niisugune suur vabadusvõitluse tähe all kirjutatud selline ballaadilik, väga ilus romaan. Ja see kajas vastu, võimendas meie olukorda. Siin oli Marjel, proua Vallakul oli hea sõber peale Peet Vallaku surma, oli kunstnik Aleksander Vardi, kes oli kunagi ka õppinud Pallases ühel ajal Peet Vallakuga, nii et nad olid head sõbrad. Ja pärast siis, ja see, nii et Vardi käis siin peaaegu iga päev ja elas siis kaasa kõigile nendele tõlkimistele ja asjadele ja just tema oli väga vaimustuses sellest Mobergi Ratsuta täna öösel, sellest romaanist. Tuletes seda ikka meelde. Aga jah, need pühapäeva õhtused istumised olid Marje söögitoas olid väga harivad. Nii et see oli minul justkui teine ülikool.